Me alustame Helikunsti Sihtkapitali infopäevaga ja tore, et saite tulla. Oleme siin praegu Sihtkapitalist kohal koos Avega. Mina olen Tiia Teder. Ma olen Helikunsti Sihtkapitali esimees või ka esinaine võib öelda. Ja millest me siis täna räägime? Meie infopäeva teemad on lihtsad, mida võibki arvata. Me räägime kõigepealt kultuurkapitalist endast, kust kultuurkapitali raha üldse tuleb, kuidas see saadakse, palju seda on ja palju seda on prognoositud järgmiseks aastaks. Ja siis läheme oma asjade juurde, Helikunsti Sihtkapitali rahaasjade juurde, palju meil on võimalik eraldada toetusi, kes on meie suurimad taotlejad ja milline on meie Helikunsti Sihtkapitali raha jagamise kord. See on üks väga tähtis info. See ongi see tegelikult, mille pärast meil infopäev on korraldatud. Ja lõpuks vastame ka küsimustele. Küsimusi on meile saadetud ette mõned kogused, aga te võite ka jooksvalt lisada küsimusi. Kindlasti tekib siin jutu käigus praegu uusi küsimusi. Et kirjutage chati küsimused ja pärast tuleme nende juurde siis tagasi. Nüüd kõigepealt kultuurkapitali uuematest asjadest, kultuurkapitali uudistest. Siin on mõned väga olulised asjad. Möödunud aasta märtsis muutus kultuurkapitali seadus ja Kulka hakkas maksma loometöö toetuse asemel loometöötasu, millest olid paljud loometööga tegelevad inimesed ammu unistanud, et loominguga tegelevatel inimestel oleks võimalik saada mitte ainult stipendiumi, vaid ka töötasu ja sellest makstaks makse. See oli ka valitsuspartei üks valimislubadus ja see viidi täide, muudeti Kulka seadust ja see on nüüd käivitunud. See on nüüd lühikest aega toimunud, nii et suuri kokkuvõtteid sel teemal veel ei ole. Siis, mis ka võib-olla meid ja teid otseselt väga palju ei puuduta, vähendati, korrigeeriti õppejõudude arvu, kes saavad kultuurkapitalist kandideerida loometöö stipendiumile ja praegu annab nõukogu välja 50 stipendiumi. Siis, mis jälle puudutab meid kõiki väga hästi, on see, et enam ei nõuta aruannetes finantsdokumentide kohe saatmist, mis vähendab oluliselt digitaalset jalajälge nii kultuurkapitalil ja võib-olla ka meil mingisugust digitaalset jalavaeva. Aga see ei tähenda seda, et raha kasutamise dokumendid ei peaks olemas meie enda arvutite kõvaketastel. Neid võidakse kontrollida vastavalt vajadusele, vastavalt juhukontrollile tuleb dokumendid ikkagi alles hoida. Aga neid ei pea saatma ja see on ka tegelikult teinud meie taotlejate aruannete koostamise lihtsamaks. Siis on veel oluline see, et projektide puhul ei ole algus enam sellise määrava tähtsusega, et kui te olete ostnud lennupiletid ennem kui projekt algas, siis sellest ei ole midagi. Need kulud on abikõlblikud. See on ka üks väga positiivne areng. Nüüd kultuurkapitali nõukogu jagab ka toetusi suurprojektidele ja valdkondade ülestele projektidele. Kui varem tuli, isegi ma ei tea, kui palju varem, aga kunagi oli see protsent, mida lähetav sihtkapital pidi enda poolt panema, oli 20, siis praegusel hetkel on see 50%. Ja see nüüd on suhteliselt raske sihtkapitalidele, sest 50% projekti kogu toetusest on päris suur raha, aga selline on praegu kord, sest kultuurkapitali nõukogul on raha vähem kui võib-olla siis 10 aastat tagasi või kunagi oli. Väga positiivne on see, et Kulka on uuendanud oma e-keskkonda ja kodulehekülge. Te olete küllap seda kõik märganud, et see on läinud paremaks. Seal on lihtsam töötada ja tõenäoliselt on Kulka rahataotluskeskkonnana palju mugavam kui mõned teised, kust raha saab taotleda. Ja läheme edasi nüüd
täpsemalt helikunsti sihtkapitali juurde. Meil on 7-liikmeline sihtkapital. Meie volitused kehtivad tänavu aastal. Sügisel hakatakse korjama ettepanekuid uute liikmete jaoks. Ja komisjon on meil praegu siis koosseisus Ave-Sofia ja Temele Mester. Ave-Sofia nimi oli hiljuti Tölpt, aga ta abiellus ja palju õnne. Aitäh. Ja nüüd ta on saanud sellise väga pika ja ilusa nime. Mari-Liis Rebane, kes osaleb täna meie koosolekul Zoomis. Mihkel Poll, kes peaks kohe tulema ka meile siia Kulka koosolekuruumi, kes on Muusikaakadeemia õppejõud ja tuntud pianist, siis Toomas Vavilov, samuti väga tuntud interpreet ja õppejõud, ja Raul Saaremets, kes liitub meiega hiljem, ja Märk-Matis Lill, Helilööjate Liidu esimees, kes just saatis mulle kirja, et ta on kahjuks Postimehe arvamuslõunal. Aga sellisel moel me töötame ja lisaks on meil väga tähtis inimene, kuraator Kerli Kasak, kes nõustab meid ja nõustab teid, nõustab taotlejaid. Kerli on töötanud kaua Kultuurkapitalis, tal on väga head kogemused ja ei ole vist küsimust, millele ta vastust ei tea, ja peale selle on ta ka erakordselt lahke ja sõbralik inimene. Nii et Kerlist on meil kõigil väga suurt abi ja ta vist ei väsi kunagi vastamast nendele samadele küsimustele, kuidas teha taotlust, kas raha antakse, kas raha anti ja nii edasi. Nüüd vaatame natuke, kust see raha üldse tuleb, kust me saame seda raha taotleda ja jagada. Kultuurkapitalil on olemas Kultuurkapitali seadus, mille alusel Kultuurkapitali finantseeritakse. Ja see seadus on üks kõige suurepärasemaid asju, mis Kultuurkapitali ja Eesti kultuuri juures praegu on. Kuna Kultuurkapital sai äsja 100-aastaseks, siis Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa on just hiljuti andnud mitu intervjuud, kus ta on ka lahti seletanud, millised on Kultuurkapitali sellised hoovad ja tegelikult head plussid võrreldes analoogiliste kapitalidega teistes riikides. Ja need protsendid, mis on seaduses ette nähtud, on siis aktsiisidest 3,5, see on siis alkoholi ja tubaka aktsiisist, ja hasartmängumaksust väga suur protsent, see on siis hasartmängumaksu firmade tulumaksudest. Siis saab Kulka veel natukene tulu ka, mis ei olegi väga natukene, vara paigutamisest. See on nüüd natuke ka seotud sellega, et kõik need hooned, mille ehitamiseks on raha ette nähtud, ei ole väga kiiresti kerkima hakanud ja need summad on paigutatud, kuidas seda öeldakse, protsendi peale, ühesõnaga sealt tuleb nagu jooksvalt jälle raha jagamiseks tagasi. Siis on veel tulu annetustest ja pärandustest, põhiliselt annetuste tulu ja erasponsorite tulu. Ka töötavad Kultuurkapitali kirjandusprojektid, tõlkeprojektid, Tradukta ja Avatud Eesti Raamat. Ja kui nüüd vaadata, kuidas meie raha siis nagu edasi liigub, prognoositult on Kultuurkapitalil tänavu aastal 48,3 miljonit. See kõlab ühtepidi väga suurelt, aga kui me vaatame uudiseid, milliseid summasid meie riigieelarvest läheb igasugustele asjadele, siis ega see nagu väga suur ei olegi. Aga vähemalt ta on ja päris suur. Ja õnneks ta tõuseb võrreldes eelmise aastaga. Ja kust see tõus tuleb, seda on ka Allikmaa seletanud. Tõus tuleb hasartmängumaksu tulude tõusust. Inimesed mängivad rohkem, väidetavalt nad vähem nüüd suitsetavad ja joovad või joovad kuskilt mujalt ostetud alkoholi, aga hasartmängumaksu firmadest on paljud registreeritud Eestis, nii et tegelikult need mängurid ei ole mitte meie inimesed, vaid kaugemalt, mis on ka nagu, ütleme, et tore. Kultuurkapitali raha laiali jagamiseks on peened rehkendused, see ei ole niisama lineaarne.
ja hasartmängumaksuga on seotud konkreetsed kulud, kas või see kultuuriehitiste rajamine ja renoveerimine. Need kuulsad kultuuriobjektid nagu Estonia teatri juurdeehitus ja Süku ja filmilinnak ja muud. Ja sellega siis on raha rehkendus selline, et kogu potist arvestatakse siis erineval moel maha erinevad kulud ja nõukogu kulu on suhteliselt väike, halduskulud on üpris väikesed, maakondlikud ekspertgrupid saavad umbes 3,6 miljonit. Nüüd see, millest räägib kultuuriminister tihti, et kultuurkapital saab raha juurde, see juhtub tegelikult järgmisel aastal, kus seda hasartmängumaksust laekuvat tulu kultuuriehitiste rajamiseks vähendatakse kultuuriehitiste rajamiseks ja osa sellest rahast suunatakse siis kultuuritegevuste toetuseks, aga see tuleb järgmisel aastal, nii et praegusel aastal on kõik nagu veel endine. Ja kuidas siis kultuurkapitali raha edasi jaguneb, siin tuleme mängu juba konkreetsemalt meie, et ligi 20 miljonit jagatakse 7 sihtkapitali vahel. Ja õnneks kunagi aegu tagasi, ma isegi ei tea, miks ja kuidas jagati need protsendid niimoodi, nagu te näete, et helikunstile on 16,8% kõige suurem protsent. No kindlasti on see seotud ka sellega, et muusikavaldkond on olnud ka publiku jaoks nagu ikkagi väga selline suur huviala ja atraktsioon ja muusikaga tegeleb ka Eestis väga palju inimesi ja muusikategevus on olnud ka väga edukas rahvusvaheliselt. Igatahes on meie protsent praegu selline kõrge, on siin aeg-ajalt kerkib jälle üles mingeid aktsioone, et tuleks need protsendid üle vaadata ja kuidas need sellised on aga praegu ei ole see protsess nagu aktuaalne ja aktiivne, ühesõnaga meil on päris suur protsent kogu võimalikust jagada. Nüüd, kui nüüd vaadata konkreetsemalt, millised on meie taotlejate soovid ja millised on meie võimalused, siis siin sellel skeemil te näete seda nagu jaotuste kaupa. Esimene jaotus siis on siis esimene 2 tulpa 2023. ja 2024. aasta olukord ja need väikesed arvud seal all on taotluste arvud. Nüüd eelmine aasta võib-olla meile sihtkapitali ehmatuseks hakkas tõusma taotluste arv ikkagi nii kõrgele, et neid on ligi 700 taotlust. Ei ole muidugi mõtet kõrvutada teiste kapitalidega, aga on ka kapitale, kus on 150 taotlust jaotuses, nii et meie nagu see pinge meie rahale on väga suur. Ja nagu näete, siis küsitakse, ma ei oska nüüd peast arvutada, aga kordi rohkem, kui meil on võimalik eraldada raha. Et olukord on pingeline ja pingeline on ka meie töö selles mõttes, et taotluste läbivaatamiseks on aega 2 nädalat ja seda ei saa muuta, sest sellest sõltub kogu kulka toimimise süsteem. Et umbes nädal aega peale taotluste kogumist meie kuraator vaatab nad läbi, sorteerib nad ära ja saadab meile vaadata ja siis on aega kuni koosolekuni 2 nädalat ja koosoleku pole ka kuhugi lükata, sellepärast et kohe tuleb kulka nõukogu ja kohe lõpetatakse kogu jaotus ja avaldatakse ja tegelikult kõik ootavad raha. Taotlusvoore on siis aastas 4 ja te näete siin ka mõningast sellist dünaamikat, et viimane taotlusvoor on kõige suurem raha. Meil on ka jagada kõige suurem raha viimases taotlusvoorus olnud, aga seal on nüüd näiteks tegevustoetused ja viimases taotlusvoorus on ka järgmise aasta suurüritused. Et see siis ajab selle nagu kõrgeks.
ja möödunud aastal, siis 2024. aastal kogu raha hulk, mida Helikunsti Sihtkapital jagas, oli umbes 3 miljonit. Ja üldiselt me jagame kogu selle raha ära. Väike jääk jääb ettenägematuteks toetusteks, mis on enamasti matuste toetused. Need slaidid on pärit Kultuurkapitali aastaaruandest, mis ei ole vist veel valmis, aga eelmise aasta aruanne on koduleheküljel näha. See on päris huvitav lugemisvara selles mõttes, et seal on kõik kapitalid koos, seal on kõigi nende sisuaruanded ja ka nende rahalised aruanded. Ja siin on nüüd statistika, palju me saime möödunud aastal taotlusi. Neid oli 2300 ja taodeldi siis ligi 10 miljonit nendega ja jagada oli meil siis nagu kõvasti vähem. Me tegime ka mõned algatused, siis on meil regulaarsed elutöö toetused, pärast ma mainin need korra veel. Ja 10 taotlust oleme saatnud nõukogusse edasi siis kaasfinantseerimiseks nõukogu vahenditest. Nüüd te näete sellist meie raha jagamise kooki. Siin kindlasti ei ole see väga hästi näha ja seda peaks suurendades uurima, kui on huvi. Neid sektoreid on siin väga palju ja mida tegelikult selle koogikesega võikski nagu vaadata on see, et meil on nii palju erinevaid tegevusi, mida me toetame. Me toetame avaliku kontserdielu, suuri festivale, stipendiumitega loomingut, mitmesuguste stipendiumitega, meil on õppestipendiumid, me toetame päris palju õpinguid, me toetame osalemisi üritustel, välismaal, ürituste korraldamist Eestimaal. Ja me toetame salvestamist, toetame väljaandeid, kodulehekülgi, rääkimata siis veel juubelitest, lugupidamist vanemast põlvkonnast. Nii et ka see nagu see vanuseline sektor ja mis võib-olla puutub ka muusikavaldkonda, helikunsti valdkonda nagu laiemalt, kuna muusikat õpitakse ikkagi lapsest saadik ja sa ei saa lapsena kirjanikuks hakata, aga muusikat pead hakkama algklassidest peale õppima, et see tsükkel on väga pikk ja siin on erinevaid peatükke, millega me peame arvestama ja mida me ka toetame. Et järgmine slaid, vaadake, see on natukene täpsem selles mõttes, et siin on näha, et umbes pool meie suurest pirukast läheb avalikule kontserdielule. Põhimõtteliselt on tegemist ka mitte ainult muusikute, vaid publiku toetamisega. See on muusikafestivalid, kontserdisarjad. See on nagu selline väga oluline ühiskonnaga seotud tegevus ja see teine kõige suurem sektor, see on ebamäärast värvi, ma ei tea, see on mingi roheline või pruun. See on stipendiumid, mis on ka Kultuurkapitali üks kõige sellisem tüüpilisem tegevusvaldkond. Need on siis kõige erinevamad stipendiumid, mida me saame jagada ja millest kohe täpsemalt räägin. Nüüd tuleb slaid, kes on meie valdkonna kõige suuremad toetuste saajad. Need on nüüd eelmise aasta toetatud taotlejad, need on suured erialaühingud, need on suured festivalid ja muusikasündmused. Siin on ka taotleja taga on ka mitmeid sündmusi, eks ole. Nii et need on meie sellised suured kliendid. Nagu näete, need summad ei ole tegelikult nagu väga suured, aga natukene nüüd väiksemate summadega taotlejaid on tegelikult päris palju. Ja veel kord palun selle järgmise pildi, seal on suurimad toetuse saajad. Siin tasub ka vaadata seda, et siin on näha tegelikult ka muusikahariduse toetamine nagu Teatriakadeemia, Muusikateatriakadeemia ja MUBA, kellel on päris palju projekte. Ja siis need suured festivalid ja siin te saate ka näha, et nad on taotlenud ühe summaga saanud oluliselt vähem.
et selline on meie olukord. See on natuke nagu ikka see printsiip, et peab kuidagi hea peremehelikult raha laiali jagama. Need suurimad muusikasündmused on saanud lisa ka nõukogus. Ja kui kedagi huvitab, kes mis sai, siis Kulka uue kodulehekülje avalik teave annab päringutele väga kergesti soravalt vastuseid, kes on mida saanud. Muidugi seal ei näe nagu taotlusi, aga noh, põhimõtteliselt on info avalik. Nüüd tuleb meie tegelikult selline kõige tähtsam peatükk, see on Helikunsti Sihtkapitali raha jagamise kord. See on konkreetne dokument, mille järgi me töötame. Et taotleja tegelikult ideaalis peaks selle läbi lugema, enne kui hakkab taotlust tegema. Seal on alati muudatusi, et kui te olete seda lugenud 5 aastat tagasi, see ei pruugi enam olla see, et tasub ikkagi tutvuda, kuidas raha jagatakse, millele raha ei jagata. Kõige sellisem suurem point on see, et ei toetata taotluse esitamise tähtajaks toimunud üritusi. Samas näiteks nüüd meil kohe tuleb taotluste esitamise tähtaeg 20. veebruar, nii et tasub praegu kohe tegeleda selle taotlusega, et kui teie üritus toimub 23. veebruaril, siis see tuleb arvesse. Aga kui see toimub 19. veebruaril, see ei tule arvesse. Kuskile on vaja tõmmata piiri ja see piir on selline ja see on ülekulkaline. Samuti on ülekulkalised sellised asjad, mida ei toetata. On hoonete ehitus, remonditööd, nüüd kapitalide kaudu neid ei toetata toitlustamist, päevarahasid. Muusikainventaari ei saa soetada üksikisikud. Üldjuhul ei toetata heategevusprojekte ja kommertsüritusi, põhivara soetamist. Samuti ei saa toetada projekte, millel puudub sisuline kirjeldus või korralik eelarve. Ja mis on veel selline, ütleme, diskuteeritav, me ei toeta amatöörharrastus ja huvitegevust, see on siis taidlust. Ja sellega seotud kontserte, salvestusi, õpinguid ja muid selliseid asju. Ja üldjuhul ei toeta me alg- ja keskastme muusikaõpinguid. Ja üldjuhul me ei toeta debüütalbumite väljaandmist. Mis on veel ülekulkaline tingimus, mis vaatab teile vastu ka taotluse blanketile, et omafinantseering peab olema vähemalt 10%. Nüüd, kui osaleda valdkonna sündmusel, on vaja esitada kutsekoopia, eelarve, osaleja tutvustus, sellised üsna ootuspärased asjad. Ja salvestamise puhul samamoodi on vaja esitada korralik projekt ja helinäited. Ja trükised noodigraafika samamoodi on seal ette nähtud, mida taotluses tuleb esitada. Ja on selline tore slaid, mis ma arvan teid huvitab väga. Et kuidas Helikunsti Sihtkapital raha jagab ja millest lähtub. Me hindame projekti kaalu ja prioriteetsust ja vastavust Helikunsti Sihtkapitali eesmärkidele ja vastavust sellele korrale, millest praegu siin juttu on. Ja mis see prioriteetsus on, eks see on tinglik ja kahtlemata on hinnangud subjektiivsed ja tegelikult kogu Kulka nagu olemus ongi tegelikult selle peal, et hindajad on ise taotlejate hulgast ja nad hindavad lähtudes oma kogemustest, oma äranägemisest ja kokkuvõttes see on subjektiivne ja tulemus on subjektiivsete hinnangute summa. Aga see ongi niimoodi ja see ongi niimoodi mõeldud. Mida me siin arvestame kindlasti on taotleja ajalugu. Võlgnikke ei teenindata, nende taotlusi ei arutata. Kui on aruanne jäänud tähtajaks esitamata, siis
või ta on esitatud peale tähtaega, siis läheb paraku taotleja võlaaega, mis on siis 3 kuud. Ja see on ka paljudele uudiseks. Siis üldjuhul me ei toeta juba toetusi saanud projekte. Siin on läbi mitme taotlusvooru on taotletud nagu juurde. Ja mida tasuks veel ka tähele panna, et Kulka ei saa kindlasti kinni maksta kõiki kulusid. Et projektil peab olema ka teisi plaane, teisi rahastajaid. Ja kui on regionaalne üritus, siis kindlasti võiks olla regionaalne toetus ja huvi, selline loomulik huvi, et see sündmus toimuks regioonis. Ja ei ole ka lahendus tasuta kontserdid. Publik peab ka panustama. Paraku ei saa kõike kinni maksta Kulka rahast. See võimalused on ikkagi väikesed. Nii et sellised asjad. Aga lähme edasi korraks veel raha jagamise korra juurde. Meil on Helikunsti Sihtkapitalis toetuste rubriik, tegevustoetust saavad taotleda valdkonna erialaliidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine. Aeg-ajalt tekib siin tegevustoetustele juurde ka uusi mittetulundusühinguid ja liite. Aga need suured, kes olid ka suurimad toetuste saajad, need on nagu põhilised. Nüüd elutöö toetusi, need on ühekordsed, on võimalik ühekordselt saada elutöö toetust kuni 10 000 eurot. Ja on regulaarsed elutöö toetused. Neid algatab Sihtkapital ise, aga on väga teretulnud teie soovitused. Regulaarne elutöö toetus on 1200 eurot kvartalis ja seda saab praegu 30 muusikategelast, kelle nimekiri on koduleheküljel. Siis on juubelitoetus, mis on ka selline tore asi. See on 500 eurot siis teenekale muusikategelasele vanuses 60+ iga 5 aasta järel. Ja neid me jagame ettepanekute või algatuste põhjal. Siin erialaliidud esitavad mõnikord ka nagu kvartali või aasta peale oma nimekirjad. Samuti saame toetada matuseid kuni 1000 eurot siis ettepaneku või kapitali algatuse alusel. Ja veel on võimalik saada ravimitoetust, mida on taotletud küll väga harva, aga see võimalus on olemas, kui on muusikategelase raske haiguse olukorraga tegemist. Ja nüüd läheme stipendiumite üle, mis on siis stipendiumite juurde, mis on meie üks selline kõige tähtsam tegevus. Meil on mitmed fikseeritud stipendiumid, need on siis 2-aastane, 1-aastane, pooleaastane stipendium ja elaja sära, mida me saame anda 2 stipendiumit aastas, mis oli enne Kulka nõukogu rahakoti peale, aga nüüd tuli kapitalidesse tagasi. Et kõige sellisem universaalsem on siin erialastipendium. Aga mida peaks kõigepealt rõhutama, et stipendium ei ole töötasu, see ei ole tasu selle eest, et töö sai valmis või toimus esinemine, vaid see toetab protsessi, see toetab loomeinimese arengut, ühendumist, materjali kogumist, inspiratsiooni, õppimist. Ja keegi ei nõua nagu kokkuvõttes, et midagi peaks nagu ette näitama, et see stipendium. See on tulumaksuvaba stipendium. Erialastipendiumi lagi, mida me saame anda vastavalt raha jagamise korrale, on 6000 eurot siis üks kord. Ja tuleb esitada ülevaade oma tegevusest ja oma plaanidest. Aga nüüd need suured stipid, muide kohe nüüd järgmine nädal, või millal see tähtaeg on järgmine nädal, lähevad jagamisele meie kõige suuremad stipendiumid. Need on 2-aastased loomingulised stipendiumid, mida saab 5 stipendiaati. Ja
ela ja sära stipendiumid on siis maikuisest jaotusvoorust, et vaadake siis kalendrid ja soovid üle. Siin on veel üks punkt, et kes on saanud suuri stipendiumeid, 1-aastaseid ja 8-aastaseid stipendiumeid, siis me järjestikustel jaotustel neid kindlasti ei anna. Ja üldse meil on tegelikult stipendiumite kohta tabel, et me püüame siiski katta võimalikult paljusid muusikainimesi nende stipendiumitega, et ei tasu kurvastada, kui ei saa väga tihti, kuna tahtjaid on palju. Nüüd erialastipendium on siis selline kõige vabam stipendium. Siin saavad taotlejad olla ka ajakirjanikud, noodi, graafikutegijad, interpreedid, sellised, kes ei valmista mingit konkreetset teost, aga samas võivad ka teoste loojad taotleda erialastipendiumi, samuti oma materjali kogumiseks, töö ettevalmistamiseks, aga mitte töötasuks. Stipendiumiga on veel selline asi, et stipendiumi peab taotlema stipendiaat ise, mitte kontserdikorraldaja või keegi. Ja erialastipendiumi erinevalt kõigist teistest siis saab ka sihtkapital algatada, see on võimalus meil on. Nüüd vaatame seda huvitavat uudist nagu loometöötasu. Loometöötasu on siis nüüd töötasu ja selle kohta sõlmitakse käsundusleping. Niimoodi lihtsustatult öeldes võtab hulka loometöötasu saaja endale tööle, maksab sotsiaalmaksud ja võtab tema töötasust maha üksikisiku tulumaksu. Meie kapitalis on loometöötasu praegu olnud marginaalne, sest üldiselt meie muusikud, tegelased, neil on haigekassa olemas, nad töötavad kuskil. Nii et loometöötasu on selline uus võimalus. Olen aru saanud, et kõige rohkem loometöötasu kasutavad praegu kirjanikud ja tõlkijad, kes on tõesti vabakutselised ja ilma haigekassata olnud. Jah. Ja õppestipendiumid meil ka hästi selline positiivne asi, millega nüüd meie kapitali koosseis viis läbi väikese uuenduse ja ma annaks sõna praegu Mihkel Pollile. Ma ei tea, kas sa nii kaugelt kostad siia mikrofoni? Ma ei tea, kuidas kas ta võtab. Kas te kuuled? Anna isegi selle pildi peale. Nagu nägu on ka muidu. Mis see hääl? Oled siin ka? Ma olen siin ka, ma olen topelt näoga. Jah, siin tegelikult on ju kõik suhteliselt selge selles meie uues eeskirjas, et me natuke koondasime ja fokusseerisime seda stipendiumide jagamise korda. Stipendiumid läksid tegelikult suuremaks, ehk siis üks kord semestris saab küsida 2500 eurot. Ja samas me nagu panime rõhu just jätkuõppele ehk magistriõpingutele, et kui arvestada sellega, et meil on tasuta kõrgharidus Eestis olemas ja võimalik kasutada ka väga suurepäraseid Erasmus-vahetuse võimalusi, mida on tõesti hästi palju ja ka Erasmus toetus ka Vulka poolt viimastel kordadel tõusis. Ja selles mõttes olekski nagu võib-olla signaal, et kasutada kõik võimalusi, mis on siin ja siis jätkata siis õpinguid soovi korral mujal ja see oleks siis 2500 eurot semestris on see võimalik küsida. Me ka määratasime ära, et ka 20 stipendiumi ühes siis jaotuses ehk siis tegelikult sisuliselt ühes semestris. See on siis need, kes lähevad välismaale õppima. Samuti on 10 stipendiumi, siis poole vähem stipendiumi on hetkel Eesti tudengitele, siis summas 1500 eurot semestris, kuna tegelikult kui vaadata kulusid, mis on Tallinnas õppimisel, ütleme inimesele, kes võib-olla tuleb veel mujalt kuskilt Eestis, need on tegelikult päris suured. Vaatad vahel suuremad kui kuskil Kesk-Euroopas õppimisel, kui võtta nii majutus kui toidutuskulu, et see on nende stipendiumide mõte. Nii et neid me siis jätkame 10 stipendiumiga praegu semestris. Ja eks siin ikkagi paratamatult tekib ju ka mingi pingerida, või kelle puhul ütleme komisjon tunnetab, et see välismaal õppimise
õppimine võib olla õigustatum või vajalikum ja mõne puhul võib see võib-olla veel oodata või kõik, ütleme 100% sinna sisse ei mahu, aga nüüd esimest korda me eelmisel aastal seda eelmises siis korras jagasime ja tegelikult see üldiselt õnnestus meil leida konsensus selles osas ja ei välista siin ka bakalaureuse, kuigi see rõhk on just nende jätku- või magistriõpinguteks. aitäh, lisan Mihklile veel, et me toetame Eesti kodakondsusega tudengeid ja me ei tahaks toetada üle 5 aasta õppimist välismaal, et on ka inimesi, kes jätkavad õpinguid, aga kuna teised ka peaks saama. Ja me ei toeta ka neid, kes on juba Erasmuse programmi kuuluvad tudengid, et need nagu välistused on. Ja nüüd meie sellised lemmiktegevused nagu preemiate jagamine, mis on ka kõige positiivsem asi kogu selle helikunsti sihtkapitali elus ja peapreemiad ja elutööpreemiad annab kätte Kultuurkapitali aastaüritus, mis nüüd oli möödunud aasta eest alles nüüd veebruari alguses. Ja meie enda aastapreemiad on 6 ja need tuleb siis jagamisele 1. oktoobril muusikapäeva üritusel. Ja kõiki neid preemiaid oleks tark esitada siis 20. augustiks, kui me need siis ära jagame. Aga on veel väga tore nagu positiivne asi nagu pedagoogi tunnustuspreemiad, mida me kogume 20. mail, siis teine jaotus, et palun esitage ka pedagoogid sinna siis preemiat saama, sest seda muusikapedagoogide tunnustamist ei ole kunagi kuskil liiga palju. Aga nüüd on meil veel mõned sellised asjad, kus ma tahaks ka, et kaaskõnelejad räägiksid, et mida me soovitame oma taotlejatele, nagu ma vist võib-olla juba natukene ülearu dramaatiliselt rõhutasin, meil on tohutu palju taotlusi. Ja 2 nädala jooksul läbi vaadata ligi 700 taotlust on väga ränk töö ja selle tõttu me palume võimalikult konkreetselt oma taotlus vormistada. Esimene asi, mida oma taotlust menetledes, kui see kõlab nii koledasti, aga nagu tahaks teada, mis nagu üldse milleks küsitakse raha. Mis on need põhilised faktid, et sellised kes, kus, mis, millal, et kus toimub üritus, millal ta toimub, mitu inimest seal osaleb, mitu interpreeti on, kus nad esinevad, mitu kontserti on, millised on koosseisud ja kus see üritus konkreetselt toimub. Et võib-olla see tundub uskumatu, aga teinekord on vaja seda pika teksti seest nagu välja kuidagi nagu filtreerida. Ja see on jälle eraldi töö. Siis tahaks, et ühe konkreetse kontserdi või sarja kohta tehtaks üks taotlus. Mitte taotleda eraldi korraldajale, siis eraldi dirigendile, siis veel solistile, siis veel muusikuteks, siis veel mingiks, ma ei tea, et väga raske on ka tegelikult neid taotlusi viia nagu omavahel kokku. Ja see, ma saan ka tegelikult taotlejast aru, et kui mul on näiteks kammeransambel, mis esineb aastas võib-olla 5 taotleja üritusel, mitte 5 taotleja, 5 korraldaja üritusel, et siis kokkuvõttes selle taotleja jaoks on see kõik ikkagi tema tegevus. Et mitte siis kõigi nende eraldi olevate korraldajate tegevus. Et see on nagu hästi keeruline. Ja siis palume mitte saata pikki jutte festivali ajaloos. Siin on ka mõned taotlused sellised, kus on nagu rohkem räägitud sellest, mis ära on olnud ja vähem sellest, mis nüüd tuleb. Et sealt siis nagu välja noppida, mis siis nagu praegu tuleb. Siis meil ei ole tegelikult tarvis muusikaajaloo artikleid ja heliloote elulugusid ja Bachi elulugusid ei ole mõtet meile saata. Ja tegelikult ma nagu arvan ka, et see ülepakkumine tuleb sellest, et kõige lihtsam on
ürituse buklett kopeerida taotlusse, et seda pole tarvis. Buklett on ikkagi suunatud publikule, aga me tegeleme siin rahastamisega. Siis salvestiste puhul ei ole tarvis saata mingeid hiigelsuuri faile, mida tuleb alla laadida. Ja ausalt öelda, ka Spotify kasutamine ei ole kellelgi kohustuslik. Et võiksid olla ligipääsetavad lingid ja mõtelge selle peale. Lisage soovitusi. Ja näiteks siin oleme mitmeti maininud seda mahtu, eks ole, et mida eesmärgistatum, mida on väga liiglühikesi taotluseid, on liigpikki taotluseid, mida rohkem te leiate balanssi, seda parem. Kindlasti festivalide puhul programm soovitaks, ka kontserdisarjade puhul on olnud juhtumeid, kus programmil kui ei ole veel teada, siis siiski mingi visioon. Selle saab kindlasti alati anda. Jah, eks alati ei ole ka nüüd 100% teada, aga nii palju kui on, et see on igal juhul annab juurde, selgus on igal juhul hea. Just, kinnituskirjad, ka kui on välismaal esinemised, siis kindlasti seda oleme ka maininud, et kui on regionaalselt toimuv üritus, siis me väga jälgime, kas on ka küsitud regionaalsest sihtkapitalist, kuna seal on ka olemas siis eelarved, mida on ka suurendatud eelmistel aastatel. Jah, see on igal juhul, siin võiks igal esitada. Seda võiks jälgida. Siis ka seosed teiste sihtkapitalidega alati on tervitatav, kui projekt kukub mitme valdkonna vahele või tihtipeale on ka mitmed muusikasündmused ka otsapidi rahvakultuuriga seotud või hoopis audiovisuaaliga, nii edasi, et kindlasti vaatame ka seda, et peale siis regionaalsete sihtkapitalide, mis kui on sündmus veel puudutab otsapidi teisi valdkondi, et kas ka neid sihtkapitale on arvesse võetud. Sellised soovitused siitpoolt. Ja mida ka slaidilt on lugeda, et tuleb ära märkida kaasrahastajad ja kulka teised toetused projektile, muuhulgas ka meie enda toetused projektile, et kuna praegune kulka keskkond ja selles mõttes nagu väga tänuväärne, et ta viskab ette taotleja kogu ajaloo ja välja arvatud, kui vahepeal on juriidiline isik muutunud, et siis nagu ei viska. Aga tegelikult me näeme nagu väga pikalt seda ajalugu ja tegelikult taotleja ise ka teab oma ajalugu ja tal on tarvis teha läbipaistev ja selge eelarve. Ja mis on veel nagu tegelikult raske, mis ei ole keelatud, aga mulle hästi nagu ei meeldi sellised eelarved, et punkt 1 esitajate tasud ja siis sinna järele on kirjutatud kõik finantseerijad, et kultuurkapitalid, sponsorid, Tallinna linn, kultuuriministeerium ja tegelikult ei saa nagu siiski nagu aru. Et ma saan aru, et see tähendab taotleja jaoks vabadust, et ta pärast aruannet tehes tal on nagu lihtsam. Aga mida me tahaksime toetada ikkagi loomingut. Me ei tahaks toetada paikade renti ja mõnikord isegi, ma tea, WC-de renti. Me tahaks nagu loomingut toetada. Ja see ongi nagu see tegelikult see kultuurkapitali eesmärk ikkagi laiemas plaanis ka edendada loomingut. Ja mingid halduskulud on loomulikult seotud ja ka läbi tegevustoetuste siis ja suurematel festivalidel või suurematel üritustel. Aga esinemistasudeks läheb väga palju toetusi just selle loome isiku tarbeks. Ja võib-olla mina siin julgustaks ka korraks tulles tagasi stipendiumide juurde ka küsima stipendiumit, ega Eesti inimene või üldse inimene väga ei taha nüüd endale võib-olla küsida asju, et tundub niisugune, et isegi võib-olla mingis mõttes ebamoraalne, aga muidu ei ole võimalik seda raha anda kellelegi, kui taotlust ei ole ja just ka neid suuri stipendiume. Et siin vahel on isegi olukorrad, kus tegelikult ootaks nagu palju julgemat taotlemist, et tahaks võib-olla anda inimestele, kes ei ole taotlust esitanud, et selles mõttes alati esitage, kes vähegi jaksab või eriti kui ei ole saanud viimastel aegadel võib-olla suuremat stipendiumit, siis see lootus on kindlasti oluliselt suurem. Ja eks see natuke on ka niisugune loterii, et sõltub parasjagu, kui tugev see nüüd konkreetne taotlusvoor on, aga et kui seda stipendiumi ei saa, siis see kindlasti ei ole mingisugune nagu selles mõttes negatiivne asi, et lihtsalt see vahel satub nii, satub naa, aga kui ei küsi, siis kindlasti ei ole võimalik seda anda, et selles mõttes
ja ütleme nende kontserdi taotluse puhul, et jah, et kui on nagu ühel asjal on mitmelt poolt nagu küsitud raha, siis tekib see natuke niisugune konflikt selle vahel, et ühel asjal nagu mitmes kohta tahaks anda, et võib-olla siin on ka lahendus, et kui interpreet näiteks küsib endale mingi suurema stipendiumi ja ta sellega saab, et siis ta mingis mõttes võib käsitleda seda ka nagu toetust oma tegevusele laiemalt ja siis see kontserdi korraldaja ei saa ka temast stipendiumi küsida, et siis see kontserdi korraldaja küsib siis selle töötasu, mis tegelikult ju kuulub nagu kontserdi korralduse juurde, et see on võib-olla väga nagu loogiline kulude jaotus selles mõttes ka, et mitmes kohas ei ole nagu mõtet sama asja jaoks. Ja võib-olla ka see, et kui on taotlused saanud juba korra toetust, noh, tihtipeale vähe võib-olla, kui nad on lootnud, et kahtlemata võib anda uuesti taotluse sisse ja põhjendada, et miks on ikkagi vaja täiendavat toetust, seda tihtipeale ei ole antud, aga vahel siiski antakse, aga siis jah, võiks kindlasti märkida ära, et tegelikult on juba saadud toetust. Et see kinnitussüsteemil nagu meelest ära ei lähe, et korra on juba antud, et see tuleb jälle välja ja siis tekib niisugune võib-olla otsustajatel niisugune tunne, et nagu üritatakse seda peita, et mis pole kindlasti eesmärk, et lihtsalt siis põhjendage ära, miks on seda juurde vaja ja noh, võib-olla, et seda siis saab ka, et niisugune selgus ja läbipaistvus on siin kindlasti hea. Ja võib-olla kui on väga palju väikseid sündmusi, mis nagu kuidagi lahterduvad nagu ühe mingi festivali või ühe siis suurema sündmuse alla, et siis võib-olla on ka äkki targem küsida selle suure sündmuse jaoks siis nagu rohkem raha, et kui teha hästi palju väikseid taotlusi, et see väga hägustab seda pilti või kuidagi niisugune koondatus on ka vahel hea, et kui otsustada nagu selgemalt, millega on tegemist, kui ta on siis mingi festival, mis võib-olla vältabki mitu kuud või on hulk kontserte, et siis võib-olla. Ma tahaks veel lisada, et me lahendame taotlusi. Me ei saa tulla kokku ja hakata mõtlema, kellel oleks raha vaja. Me tegelikult tegeleme väga konkreetselt esitatud taotlustega. Ja kui taotlust ei ole, siis kogu sümpaatia või poolehoiu juures me ei saa seda kuidagi ise nagu määrata. Et ma julgustaksin ka stipendiume taotlema muusikuid, kes ei ole algajad, vaid kes on juba nagu kogenud tegijad ja sest et praegu me ka vaatame, et meil tegelikult saabub, noh, võib-olla ka see on ka põlvkonna asi, et praegu õpetatakse noori läbi lööma, ennast kehtestama, et võib-olla meile tuleb rohkem nii-öelda noorte taotlusi kui selliste kogenud establishment'i taotlusi, mis me julgustame neidki osalema. Jah, et kellel ikkagi on niisugust tegevust, mis on võib-olla individuaalsemat laadi eriti ja kuidagi rakendub sellise professionaalse muusikakunsti alla, et see kindlasti julgustaks taotlema. Kuigi jah, see on teada tõrge, tekib siin endale raha küsimus, eriti kui sa ei ole nüüd nälga suremas, et siis jah, olen, mis olukord. Aga pilt on kirju ja rahastatakse väga palju erinevaid sündmusi, väga palju erinevaid tegijaid. Aga jah, professionaalsus on üks määr ja on ta siis noor või juba siis kogenud. Ja tahaks seda rõhutada, et kui toetust ei saanud või toetus oli väike, see ei tähenda mitte mingisugust nagu hinnangut meie poolt, et see ei ole oluline üritus või ei. See on lihtsalt konkreetsete taotluste ja konkreetse ülesande täitmine siin meie poolt, et nagu näha oli, siis taotlejaid on palju, soovid on suured, vajadused on suured, aga raha on konkreetne, nii et me püüame sellest oma parima anda. Aga võib-olla läheme nüüd küsimuste juurde, mida meile Mari-Liis saab rääkida. Ja, räägi Mari-Liis. Tere, kui lubate, siis ma ühte punkti täiendaks, mida kolleegid siin enne mainisid stipendiumite taotlemise ja stipendiumi võimaluste kohta. Et üks teema, mis meil veel omavahel on komisjonis arutelu alla tulnud, on kui taotleja esitab korraga siis 3 tüüpi stipendiumi avalduse. Et meil on pooleaastased stipendiumid, üheaastased loomingulised stipendiumid ja siis nii-öelda enda valikul loominguline stipendiumi taotlus, kus taotleja ise siis määrab selle loomingulise stipendiumi summa. Et võib-olla mitte kõike 3 tüüpi stipendiumeid alati korraga küsida, et kui te teate, et teil on ees ootamas väga ambitsioonikas loominguline aasta, siis küsige vastavalt sellele, et kui teie loominguline stipendiumi nii-öelda sisukirjeldus eeldabki seda, et teil on ees palju
eesmärke, mida te sellega saavutada soovite, küsige see pooleaastane stipendium, jätke siis see nii-öelda kvartalistipendium küsimata või ühesõnaga proovige ise enda jaoks prioritiseerida, missugune stipendiumi tüüp on teie jaoks kõige olulisem. See on teile lubatud ja avatud teha 3 stipendiumi taotlust korraga, aga komisjoni tööd ja mahtu arvestades on väga soovituslik, et te ise nii-öelda teete need valikud, mitte ei jäta seda komisjoni õlule. Aitäh, aga vaatame siis küsimusi, sest siin tulevad need teemad jälle omamoodi meil nagu nähtavale. Kõigepealt küsimus välislähetuste kulude toetuste kohta. Me oleme toetanud reeglina, raha on ju vähe, et toetaks kindlasti hea meelega rohkem, aga me oleme toetanud põhiliselt lendamist, lennupiletit ja reisikulusid. Me ei saa toetada mingeid päevarahasid, toitlustamisi ja selliseid asju. Me võiks toetada ka majutust, aga me alati ka arvestame, kuhu artist läheb, millised on kaetud kulud korraldaja poolt, sest tegelikult oleks ideaalne, kui meie väga tuntud artist läheb välismaale esinema, siis ta kulud ka kaetakse. Ja, et seda on oluline terviklikult näidata, et mitte ainult enda kulu, vaid tervet eelarvet, et mis on veel kaetud, siis mis on need kulud. Ja kahjuks Kultuurkapital ei jõua kindlasti kinni maksta niisugused regulaarsed kontserdid või väliskontserdide elu kellelegi, et seda lihtsalt ei ole piisavad vahendid, aga ütleme, kui see kontsert võiks viia kuhugi järgmiste etteastumisteni või ütleme noorte puhul, kui on mingisugused showcase'id või muud auditionid või mingid, konkurss on juba nagu teine kategooria, aga et siis on see nagu väga põhjendatud, kui on, ütleme, niisugune lihtsalt regulaarne kontserdi elu, mis pidevalt käib, siis siin tekib küsimus, et siis võiks juba teatud, ütleme, tuntus ja taseme puhul juba oodata, et siis see korraldaja tasub siis nii transpordi majutuskulu kui maksaks ka honorari, et see nii ideaalis võiks olla, aga et siin on nagu kahtlemata juhtum, et me peame seda vaatama, aga jah, et kahjuks seda, ütleme, et ikkagi see kultuur, mis jääb nagu siia, et see on kindlasti küll ka prioriteet, kui mitte niivõrd see, et kellelgi oleks pidev rahvusvaheline kontserdielu, mis on ju väga tore, kui see on. Jah, eks ta on väike osa meie üldpõhjust, aga täpselt nii see Lihtsalt raha ei jagu. Ja, et mida rohkem on põhjendatum ja mida annavad meile esitlusfestivalid, nagu Mikkel ütles, ja mida siis ka, kui on juba suuremad tuurid, esmakordsed tuurid, nii et selline rahvusvaheline tegevus on väga siis hinnatud. Jah, me oleme väikese riigina nagu selles olukorras, et kui artistid tulevad meile esinema, siis Kultuurkapital peab toetama. Ja vastupidi, kui meie artistid lähevad välismaale esinema, siis me nagu jälle peame toetama. Et siin ei ole nagu sellist praktilist balanssi, et see on ikkagi nagu juhtumipõhine. Nüüd küsimus Eesti Heliloalt tellitud uudisteoste salvestamise kohta. Muidugi saab taotleda raha Helikunsti Sihtkapitalilt salvestamiseks. Aga siin on jälle ka natukene aga see, et eks need asjad toimuvad pikka aega ja siis oleme toetanud salvestamist, siis küsitakse salvestuse masterdamiseks, siis järgmiseks ka helikandja väljaandmiseks, et see on ka võib-olla natukene liiga palju, et mina nagu kasutaks siiski soovitust, et ka hooandjat rakendada, et üks helikandja puhul hooandja töötab väga hästi, et inimesed, kes tahaksid seda plaati saada, on ka nõus selle nii-öelda ette ära toetama, et kõiki neid protsesse, jah, kindlasti on erakordseid plaate, kus me oleme toetanud võib-olla kõiki protsesse, aga ma arvan, et pigem ühte neist, et võib-olla siis salvestamist. Ütleme, et seda projekti on nagu pigem vaadatud tervikuna, et vanasti oli see väga loogiline, salvestati ja antigi välja ka tänapäeval on olukordi, kus salvestatakse ja ei antagi välja või ta läheb siis kuskile veebiplatvormile saada, see on ka täiesti mõistetav, aga et ütleme see, jah, et see võiks olla nagu ühe projekti toetus, et kui igat pala eraldi salvestada või siis läheb see tõesti, et see läheb hästi suureks, et see võiks kuidagi seda projekti käsitleda, aga taotlused siis mingisuguse tervikprojektina, kas ta siis ongi tõesti ühe teose salvestus, on see, et plaanis anda mingi plaatnist välja või kui on võimalik seda teha, siis ta läheb nagu konteksti võrdlusesse ka igasuguste teiste salvestusprojektidega, mis on midagi raamistatud. Mari-Liis, kas sa soovisid?
ma lihtsalt soovisin võib-olla siinkohal tähelepanu juhtida, et ka Eesti Autorite Ühing täpselt neid tegevusi eraldi rahastusvooruga toetab. Et võib-olla jah, et kulka toetust ilmselt ei jagu, et ütleme nullist peale kuni plaadi väljaandmiseni kõik kulud katta, et sellest lihtsalt see plaadid on, nad ei ole küll kolossaalselt kallimad alati, aga ikkagi sealt jääb üks vähemalt pooli puudu, et siis tuleb kuskilt siis mujalt võib-olla leida. Nüüd kontsertikoha ligipääsetavus, see ei ole nüüd, siin tasuks nüüd lugeda helikunsti sihtkapitali toetuste eraldamise korda, et see ei ole tegelikult meie teema. Kindlasti on vaja pääsetavust parandada, aga selleks on teised struktuurid. Ja ma arvan, et Tallinn on ka nende teemadega just linnana tegelemas ja nii et ootame neid teisi veel meetmeid ja räägime sel teemal. Nüüd muusikakoolide rahvusvahelistel konkurssidel osalemine on MUBA õpilaste osalemist me toetame järjepidevalt. See on väga oluline Eesti muusikaelu tuleviku suhtes. Nüüd teiste muusikakoolide vanemastme õpilaste osalemine, see natuke käib rohkem ikka rahvakultuuri alla esialgu. Aga see on ka selline, ma ei saanud öelda, et me kunagi ei oleks midagi siit toetanud. Ma kommenteeriks seda nii, et kuna tegelikult sellel haridus- või muusikaharidusmaastikul on ka natuke võib-olla ühtlustunud need tasemedki tihti peale, et ka muusikoolist tulevad inimesed, kes on vähemalt Eesti mõistes siis nii-öelda tipptasemel ja ei ole ainult jäänud järgi võib-olla Muba ja Eller, mis veel mingi aeg tagasi olid, et siis ei välistaks seda, et kui on mingi andekas tõesti laps kuskil mujal väljaspool, siis neid kahte kooli, et me võiks toetada tema osalemiskonkursil, aga siin on ka kahtlemata niisugune ütleme selle konkreetse inimese juhtumi taust, et kas ta siis on kuidagi ennast juba tõestanud siin Eestis ja on tõesti niisugune väljapaistev noor interpret, kes siis vääriks seda kulkatoetust. Siin olema kindlasti niisugune, võiks nimetada eelprofessionaalse hariduse mõõde siin juures, et see ei saa olla kindlasti tema esimene konkurss ja esimene enesetõestuse koht, et kui ta on olnud võib-olla paistnud silma siin Eestis ja kuidagi õigustanud oma niisugust talenti juba näidanud, et siis kindlasti ei maksa jätta taotlust tegemata, aga garanteerida siin midagi ei ole võimalik ja muidugi siin tõesti, et kindlasti oleks mõtet ka teha rahvakultuuri see avaldus, et siis vahel tuleb ka nende kahes kohas kokku mingi siis toetus, et siin on jah, aga ei välista see nagu tiiavõtt. Et halduskulusid me toetame tegevustoetuste kaudu. Aga põhimõtteliselt on meie ülesanne toetada loomingut, mitte halduskulusid. Kuid tegevustoetuste kaudu kindlasti halduskulude peale kulub ka osa meie toetusest. Ja kui mingi projekt, kus on need osalised sisse pandud, ka seda on võimalik, ükskõik on ta siis festival, ma ei tea, mõni muu sündmus, konkurss, et seal ka halduskulu on, igal juhul on abikõlbulik kulu, aga väga suures mahus ikkagi seda pigem ei. Nüüd võrreldes varasemaga ma tegelikult rääkisin juba seda, kuidas taotlejate elu on läinud lihtsamaks, kuidas ei ole vaja siia enam saata tšekke, nende koopiaid, maksekorralduse koopiaid. Need tuleb hoida enda arvutis, kui neid on vaja näidata. Abikõlblike kulude osas ei ole midagi muutunud. Ja vormistuse osas ma arvan, et meie elu on läinud kergemaks, kuna meil on kulkal normaalne kodulehekülg, mis seal ka taotlejale tegelikult ette kirjutab, mis ta peab kuhugi kirjutama ja ütlema. Ja see oli ka muudatus, et nüüdsest saab abikõlbulikuks lugeda ka kulu, mis on tehtud enne projekti tähtaja, projekti tegelikku algust. See on tõesti muudatus. Siin on just olnud varasemalt piletite ostmisega, et tuleb varakult osta piletid, et oleks odavam, aga projekt algab tegelikult hiljem. Kuid projekti lõpp on ikkagi, see tegelikult ei enda määrata taotluses ja sellest tuleb lähtuda. Kuid alguse abikõlbulikud kulud on siis nüüd laiendatud.
millal saadetakse taotlejatele kirjalik vastus otsuse kohta? Ma ei tea, kas kuskil on nii huvitavalt öeldud hiljemalt taotluse esitamise tähtajale järgneva kvartali 2. nädalal. Vot siin on tegelikult Kultuurkapitali nagu töösüsteem, kuidas taotlused läbi vaadatakse, otsused tehakse ja tegelikult otsus ei ole ennem olemas, kui selle on Kultuurkapitali nõukogu heaks kiitnud, et me võime siin omavahel küll raha ära jagada, aga see ei ole veel kogu lugu, sellel ei ole veel nagu templit all, et see muutub ametlikuks seejärel, kui nõukogu on kogu oma raha jagamise selle Patsahkomi vastu võtnud ja ära kinnitanud. Ja seejärel saadab kuraator või on see mingi automaat lausa saadab vastused. Aga kui on väga kibedasti kiire, siis võib ka ilmselt helistada meie kuraatorile. Kuigi ega temaga ei tohi öelda midagi ennem, kui on nõukogu selle raha jagamise kinnitanud. Ja tavaliselt taotlusvoorust ilmselt kuu või peale võib minna tegelikult. Tegelikult nõukogu kinnitab selle ära nagu lähimal koosolekul ja need on enamasti üsna pärast seda, kui meie koosolek on olnud, et graafik käib niimoodi. Aga ma saan aru küsimusest, see on tõesti tegelikult kibe küsimus, kui on üritus tulemas ja taotlus ei ole teada, et jah, see on kindlasti probleem. Donald Trumpi presidentuuriga me ei või iial öelda, mis Donald täna näiteks välja mõtleb. Et ja kuidas see reflekteerub Senimaani tema kohtumist Margus Allikmaa, aga veel täpselt ei ole midagi kuulda olnud. Et tegelikult Kultuurkapital, ta ei ole veel selleni jõudnud, aga Kennedy Centri igal juhul ta võttis üle juba. Aga meie lähtume Eesti Vabariigi seadustest praegu ja siin nagu uusi juhtnööre praegu ei ole olnud. See on kindlasti huumoriga mõeldud küsimus. Kuigi Ameerikat sihtturuks ja eksporti sinna ei tea, kuidas. Kui rahulik seda planeerida on, kuigi meil on väga hea uus kultuuriatašee, Mari-Liis Parts vastutab siis Ameerika Ühendriikidest, võib ka tema käest küsida arenguid. Nii et väga hea kontakt on meil selle ees, et ehk saab isegi rahvusvahelist tegevust. Mingil määral planeerida. Millised tegurid suurendavad tõenäosust, et projekt saab toetust? Ja siin on tegelikult palju tegureid. Ma arvan, et sisuline ikkagi tase on see, mis või sisuline, kuivõrd komisjon näeb selle või suudab näha selle projekti niisugust sisulist väärtust. See ongi põhiline tegelikult. Ega kõik see muu on kahtlemata peab olema ju korrektselt vormistatud, aga ma arvan, et see on see põhiline asi. Ja nüüd ma küll ei arva, et meie ülesanne on hinnata väärtust Eesti kultuuri kontekstis, et see nüüd nii dramaatiline ei ole. Me tegelikult tegeleme konkreetsete taotlustega konkreetses raha jagamise korras, et see on meie ülesanne, püüame seda teha nii hästi kui võimalik. Ja meil on 7 eksperti, kes puutuvad kokku eri valdkondadega ja seda väärtust ka tajuvad, sest et igas valdkonnas on oma profid, igas valdkonnas on oma väärtuslikud sündmused ja nüüd sõltub juba taotlusest, et täpselt nii ongi sisuline väärtus. Ja taotleja vaatest tuleb lihtsalt esitada taotlus parimas võimalikus vormis ja näiteks seda projekti siis põhjendaks võimalikult hästi selle projekti olulisust ja just seda sisulist väärtust ja siis tegelikult see ongi see, mida saab teha. Siis on ka väga suur tõenäosus, et ta saab toetust, kui vähegi on rahalisi vahendeid, sest jaotused on ju ka erinevad ja need vahel jaguvad asjad enam-vähem normaalsete vahel ja tõesti palju puudu. Ja praegu muidugi need ajad ei lähe lihtsamaks, nii et karta on, et see raha hulk versus taotlejate hulk muutub ikkagi veel väiksemaks. Jah, igatahes me püüame. Kas meil on veel küsimus? See on nüüd küsimus debüütplaatide väljaandmise kohta. Ei toeta tõesti üldjuhul. Ma ei tea tegelikult, kas debüütplaati väljaandmise kas selline nagu pretensioon on nagu nüüd väga põhjendatud, sest
kui sa debüteerid, siis sa ju debüteerid, et on kindlasti üksikuid on juhtumeid olnud. noori geeniusi, kes juba, ma ei tea, koolis on teada, et tuleb kasvamas suur staar ja on ka üksikuid luutusi, kes oma debüütplaadi teevad alles siis, kui nad on väga kogenud muul moel, aga debüütplaadile ikkagi soovitaks hooandjat. Olen ise toetanud mitut debüütplaati ja ma ei tea, kuidas seal ikkagi saadakse raha kokku, et jah, ja erandjuhud on, palju on lühialbumid ka, see tendents on, et siis kui debüüt võibki tulla alles mingis karjääri järgmises etapis, aga need on siis erandjuhud juba, et aga tõesti debüütalbum võib tulla hiljem ja ega komisjon ka siis neid avaldusi loeb kenasti. Ja nõustamist saab ka erinevate mentorite kaudu ilmselt ja võib küsida ka kaasloojatelt. Aga Music Estonias on ka tulemas erinevaid seminare või siis mentorprogrammi, et aga võib ka leida siis Eestist mentori, kes on just nende debüüt loomise juures siis nende etappidega tegelenud, aga katsume siin olla erinevate erialaasutustega toeks. Eesti Autorite Ühing vist ka toetab. Ja Eesti Autorite Ühing ka ja läbi selle saab neid teadmisi ka. eks see debüüdiga on ka muud raha jagamise allikad või sponsorid, et keegi ei sööda ju panustada algajale, et ikkagi nagu peaks olema juba mingi ajalugu või mingi nähtavus, et selles mõttes päris sellise süütu debüüdiga on raske raha leida kindlasti. Eks siis on toetajad vanemad ja fännklubid, et jah, siin on tõesti, see ei ole kerge. Aga siin on vist mõeldud erialastipendiumi taotlemist, mitte toetamist. See on kõik jälle selles heas raha jagamise korras kirjas, mis dokumendid tuleb esitada. Erialastipendium on meie kõige levinum toetusliik, nii et vaadake järele ja tehke taotlus. See on täiesti selline kulka igapäevane toetusliik. Et Corelli Muusik koostab praegu aruannet, mis on väga tore ja kiidab meie platvormi, mis on tõepoolest tõsi, see on hea. Ja ma ei tea, kas meil midagi jõudnud oli, aga võib-olla siiski tegelikult on väga tähtis korra mingi aja möödudes tingimused üle vaadata ja neid arutada. Ma pean vähemalt enesekriitiliselt ütlema, et mulle sai endale ka tänu sellele infopäevale pilt üpris selgeks, et kulus ära. Nüüd toetuse taotlemine meistrikursustele Itaalias, taotluste tähtaeg on 20. veebruar, nii et sisenege e-kulkasse ja taotlege toetust ja siis vaatame. Kas meil on jooksvalt küsimusi saada? Jah, mõned on seal tulnud. Paneme need ekraanile ja siis. Kas meil on veel küsimusi? Rohkem siin ei olnud. Chati küsimus. Jah, chatis siis on olnud. Kohe tuleb. Aga sel juhul väga suur tänu. Mari-Liis. Oota, siin tuleb chati küsimused tulevad. Chati küsimused. Saab need ekraanile vist. Kas ta kuvab? No see võib võtta. Aga võime siit võtta tõesti. Käime tagasi üles. Nüüd on seal nurgas ka näha. Kus läheb helikunsti piir amatöörluse ja professionaalsuse vahel? Kui te teate, sellised piirid ei lähegi kuskilt. Need on tunnetuslikud ja eksperdi hinnata. Amatöörlus, ja ma saan aru näiteks ka paljud koorid, kes on põhimõtteliselt huvikoorid või amatöörkoorid, näitavad sellist taset, mida võib tõesti kutsuda professionaalseks. Siin on näeb edasi see Tartu Ülikooli sümfooniaorkester. Jah. Võib-olla kommenteeriks seda ka niimoodi, et eks ütleme koorimaastikul kindlasti see ongi nii helikunsti kui rahvakultuuri
teema, et sõltub jälle konkreetsest juhusest nii tegevustoetuste kui projekti toetuste puhul. Sümfooniaorkestritega on samamoodi, konkursi käimine kindlasti on üks taseme tõestamise viis, aga sõltub ju ka väga palju konkurst, siis ikkagi on ju see mängutase see, millest siis nagu sõltub ja eks kultuurikomisjoni liikmed on ju ikka käivad kontsertidel ja satuvad erinevatele kontsertidele ja selle põhjal siis tekib võib-olla ka see hinnang, et siin niisugust ühest vastust kindlasti ei ole ja natuke sõltub ka projektist, kavast, kava nõudlikkusest ja nii edasi, et kindlasti jällegi tasub teha taotlus ja tasub teha mõlemasse kohta nii rahvakultuuri kui helikunsti ja sõltub natuke konkreetsest jaotusest, konkreetsest siis sündmust ja ongi need piiripealsed juhtumid nagu on kooride ja võib-olla ka nende poolprofessionaalsete sümfooniaorkestrite puhul, et võib olla nii ühte kui teistpidi sattud, et ma ei tea, kas ma... Ja selline vana klassikaline võib-olla ka läbi huumori prisma öeldud kvalifikatsioon on see, et professionaal esineb raha eest, aga amatöör esineb oma lõbuks. Aga muidugi nüüd sümfooniaorkestri puhul see ei ole võib-olla see hea nali, aga me oleme tegelikult toetanud ka amatöörkoore sõiduks festivalidele, kui on tegemist tõesti tähtsate kooridega, kõrge tasemega. Nii et see ei ole päris paigale tõmmatud tõesti. Kui MUBA toetatakse, siis oleks aus ka Elleri. Me ei ole välistanud, et toetatakse ka Elleri õpilaste konkursil käimist, et siin jällegi sõltub juhtumitest, kes lähevad, kuhu lähevad, kui suured on kulud, kas see on mõistlik, kas see on põhjendatud, et siin kindlasti ei saa öelda, et ei toeta. Ja MUBA on tehtud ikkagi üsna selge, et täpselt, kes läheb ja kuhu kohta ja milleks, et see konkurss. Tegelikult me toetame Elleri õpilasi. Ma küll ei mäleta, et oleks saadetud taotlus ja me oleks selle kuidagi ära põlanud. Kindlasti see ei ole see, et on Ellerist tulnud, sellest kindlasti ei ole tekkinud mingisugust probleemi. Pigem ikkagi just õpilase ikkagi ja konkursi tasemest sõltub see, et siin ongi see. Aruandluse taotluskeskkonda sõbralikumaks. See nüüd ei ole päris meie teha. Et ma isegi ei tea, et kas aruannet ei saa teha mitmele kapitalile korraga. Vist ikka ei saa. See oleks jah niisugune IT-osakonnale. Ja see on ikka laiem küsimus. Vabandust, ma täpsustan lihtsalt, et saab küll. Ma teen kogu aeg ja saabki teha. Kui projektile on antud toetust mitmest erinevast sihtkapitalist, siis saab teha ühe aruande ja nii ongi. Et see on kindlasti suur rõõm kõigile. Aitäh! Aga siis, kui küsiks Kaie, saab oskab nõustada, kuidas? Kaie, väga tore, et sa nõustasid. Kas on veel midagi? Nii, kui projektist erinevast kohast. See on see sama. Nii, algab veel. Instrumentide soetamine. Meil on selle küsimus nüüd inventari soetamise kohta. Meil on raha jagamise korras eraisikutele ei soetata inventari ja asju ja põhivara. See on tõesti selline punkt. Oli kunagi 30 aastat tagasi oli vist mingi periood, kus eraisikutele anti raha arvutite ostmiseks, mis oli kirjanikul ju selleselge töövahend. Aga praegusel ajal inventari ei osteta eraisikutele. Täna, kui Kultuurkapital toetab mingisugust, ma ei tea, trompetite ostmist muusikakoolile, siis see on teine küsimus. See vara jääb mitte ühe inimese konkreetse kasutusse, vaid see teenib nagu avalikku huvi. Seda me ei ole ka tegelikult toetame. Pigem mitte. Selle CV-de esitamisega ma tegelikult olen märganud, et ega väga palju üle ka ei pinguta nende CV-de esitamistega, et me ei ole ka sellepärast nüüd kedagi tagasi lükanud, et ta ei ole meile esitanud Raivo Tahvenõu elulugu, eks ole. Kui nimekirjad on olemas juba nendest, siis on aru saadud tõepoolest. Kindlam on esitatud, kui see juhtub olema mõni inimene, keda pole ei tea, aga alati see info on ju pigem positiivne kui negatiivne. Ja ega tegelikult praegu ongi olukord, kus kõik ei tunne enam kõiki. Et
on ka festivale, esinejaid ja lektoreid ja nii edasi, keda eks meie laua ümber tõesti inimesed ei tunne. Et meil on lõpuks ka päris palju taotlusi on mitteklassikalise muusika valdkonnas, kus on esinejad, tõesti on tarvis CV-sid. Aga seda tasub nagu võistluse piirides võtta, et ma küll ei mäleta, et me oleksime elulugude esitamise pärast nüüd mingit mossitanud mingi taotluse juures. Seda ei mäleta. Siis me ise uurime. Aga samas nagu guugeldada ka nagu ei tahaks. Kui on uued tegijad, siis on see väga oluline, ütleme niimoodi, et me tõesti nüüd antud nimestikku teame, aga uute tegijate puhul alati hea. See hindamismeetod ja subjektiivsus, see on kultuurkapitali põhiline väärtus. See ongi niimoodi mõeldud. Siin ongi subjektiivsed subjektid, kellest pannakse kokku komisjon, kes töötab 2 aastat, kes hindavad lähtudes oma kogemusest, oma nägemusest ja hinnang on siis kokkuvõttes nagu nende subjektiivsete kogemuste ja hinnangute summa. Ja ma arvan, et me keegi ei taha, et kultuurkapital läheks mingi indekseerimise peale üle. Tegelikult üsna lähedal on meil ju ka tehisintellekt, kes võib-olla hakkab kõiki meie taotlusi siin uurima ja mingeid kriteeriume välja tooma. Ja tegelikult ei ole see nüüd ka parem lahendus. Kindel see, et kui me hakkasime indekseerima ja punkte andma siin kõigile taotlustele, nagu teevad paljud rahajagajad, siis ma arvan, et tulemus oleks mitte õnnetoovam kui see, mis praegu on. Seda tehakse sageli indekseerimisi ka väga mahukatele projektidele, et kui need on vähem, kui need on 700, siis pigem tuginema raha jagamise korrale. Need punktid, mis on seal kirjas, need on meile aluseks, sisendiks. Ja siis sinna liitub meie ekspertiis, nii et siis see summa kujuneb, mida Tiia rääkis, nii et teie teha on see valdkond, ise esitab eksperte siia. Te nägite enne ka koosseisu neid asutusi inimeste taga, et sügisel siis saate uued ettepanekud teha. Teha inimesteks, kelle ekspertiisi te usaldaksite ja kuna valdkond on suur ja lai, siis need ekspertiise võiks olla erinev. Ja praegu on meil väga hea koosseis. Ja võib öelda, et ma ka omast kogemusest mujal, et tegelikult ükskõik mis süsteem on subjektiivse jääb sinna igal juhul ja selles valdkonnas kahjuks ei ole olemas üks objektiivsust, nagu on võib-olla mõnes muus, kus me saame mõõta täpselt, kui pikk on näiteks hüpe või kui kiirelt keegi jookseb, et siin seda kahjuks kuidagi teha on võimalik, et siin alati jääb see subjektiivne moment. Subjektiivne moment on veel ka selles, et meil komisjoni liikmetel peavad olema kogemused ja võime argumenteerida oma valikuid, et selle tõttu me saamegi omavahel kokku leppida, kuidas me toetame. Et see subjektiivsus on kulka selline põhiolemus ja ka tegelikult tema toredus. Tundub, et vist ei ole praegu rohkem. Kui ei ole rohkem küsimusi, me väga täname, et pidasite vastu ja kuulasite meid ja vaatate järele. Võib-olla võimalik, et siin esines mingeid vigu ja ebatäpsusi. Mulle võib ka kirjutada, kui on mingisugune küsimus ja katsume siis koos nagu edasi minna ja suhelda ja ootame teie senisest selgemaid taotlusi. Ja vaatame optimistlikult edasi, sest esialgu ei ole nagu rahaline prognoos halb. Ja raha ikkagi nagu on. Ja aitäh teile kõigile. Suur aitäh. Aitäh. Nii. Aga siis lõpetame.